Nii et teie kaks olete abikaasad, Fredi vanemad, jah? Väga meeldiv. Lahus olevad abikaasad. Noh, jah, ainult siis, kui talle sobib. Me ei ole tükk aega juba koos. No, aga mulle tundub, et aeg-ajalt ikka ma sobin sulle täitsa abikaasas ka. Ja kui ei sobi, siis ta laseb jalga ja ei kirjuta ja ei helista. Te olete igal juhul väga huvitav paar. Kahju, et minu naine nii ei arva. Kas sa ei arva, et me hakkame treenerit tüütama siin oma eraasjadega? Vastupidi, mulle väga põnev. Ma räägin Frediga. Noh, muidugi. Ikka, täpselt, tema laseb jalga. Tüüpiline Marika. Ütle nüüd, mis ma taga ette pean võtma. Vaat ei oska nõu anda. Nii et sa ei saa, jah? Palun, pane oma asjad kokku. Äkki ma masseeriksin su jalataldu. Lõõgastuksid natukene ja... Tead, ma olen rohkem lõõgastunud, kui see üldse minu puhul võimalik on. Ma mõtlen teistmoodi lõõgastumist, energeetilist lõõgastumist. Kui sa mind veel lõõgastad, siis ma lendan siin varsti pauguga laiali. Vabandust, ma ei tahtnud sind ärritada. Aga mida sa tahtsid siis? See pidi olema spirituaalne lõõgastumine ja deblokeerimine. Tead, ma ei saa aru, kes meist naiivne on. Kas sinu meelest on normaalne paljast naist niimoodi silitada ja siis pooleli jätta või ma tõesti ei oska enam massaažil ja võrgutamisel vahet teha või? Stiina, ma kindlasti ei lubaks endale ületada teatud piire. Ja, aga minu jaoks sa ületasid absoluutselt kõik piirid ja see sobis mulle väga hästi. Ma ei saa isegi aru, miks sa teed praegu näo, et see on mingi probleem. Ma ei teinud seda tahtlikult. Ma olen sellisest reaktsioonist isegi pisut üllatunud praegu. Mida sa ootasid siis? See oli minu meelest väga intiimne meil siin. Ma hindan sinu avatust. Ole siis palun ise ka avatud. Palun selgita mulle. Ma tahan, et me õpiksime teineteist kõigepealt korralikult tundma. Selles on asi. Muidugi. Emma, kas sa oled minusse armunud? Tead, pane siia allkirjas, ma saan selle ära saata. Issand jumal, Petral oligi õigus. Sa oledki. Sina ja Petra arutate minu tundeid või? Just teie kaks. Ja ma lihtsalt püüan aru saada. Väga empaatiliselt püüad tõesti. Mis sa tahad siis? Et ma saadaks sulle ametliku meili? Natukene taktitunnet oleks. Ma saan aru küll, et sa oled endast väga heal arvamusel oleks, aga tõesti, kuule. Kas ma paistan välja, nagu ma õudselt õhkaks sinu järele või? Võib-olla. Jah, sul on õigus oleks, sa oled täiesti vastupandamatu. No kuule, ega ma ise seda välja ei mõelnud. Petra ütles. Kuule, sa oled ainus naine maailmas, kellega saab normaalselt rääkida. Teised suhtuvad sinusse nagu lihatükki ja kohutav. Oi, mul ei ole sellest midagi, las suhtuvad, aga no ma mõtlen meie sinuga. Me oleme ju sõpsid. Viska 5. Tore. Siis on selge. Sõpsid, mis sõpsid. Tšau, sõps. Jüri, oota palun. Abikaasad sa kogu selle aja jooksul minu meelest ei maininud. Me ei ela koos, nagu sa kuulsid. Sul peaks müügil ilmuma mingisugune Hiina kiiver, mis aju taas käivitab, siis helista mulle. Jaa, ma esimese asjana tulevikus ütlen kõigile, et ma olen abielus. Ei ole vaja, ma olen juba informeeritud. Ja. Miks sa seda varjasid? Ma ei teinud seda meelega. Lihtsalt jätsid mulle ütlemata sellepärast, et milleks? Sa oled vihane. Marika, mulle tundus, et meie vahel on tekkimas midagi väga ilusat. Sulle tundus ka nii. Aga kui Raivo tuli, siis astusib minust eemale. Ometi sa rõhutad, et te olete lahus. Aga see tähendab endiselt veel midagi, jah? Järelikult on asi minus, jah? Ei, ma ei tea.
ja või ei, mul on vaja teada. ei, asi ei ole sinus. See asi on Raivos, sinu abikaasas. Mul on tunne, et sa oled mind ära kasutanud selleks, et ennast paremini tunda. ei, see ei olnud nii. Näeb väga sedamoodi välja küll. Mis teed? See on märg ju. Miks meil neid üldse nii palju peab olema? kuule, ole õnnelik, et sa neid ühekordseid ei pea enam ostma. Neid oleks igatahes paremad. Riidest ökomähtmed on tüütud, aga pärast seda lööbet ma olen Marekile neid tavalisi jalga ei pane. Ja pealegi riidest mähkmed on oma olemuselt antibakteriaalse toimega. Ja see kõik on väga tore. Ise näed, neid mahu meil enam kuskile. Lihtsalt vormistame selle pagana laenu ära, ehitame oma maja valmis ja siis meil on ka mähkmete jaoks ruumi. Kuule, äkki sa tahad hoopis pesukuivatit? Selle järelmaks ei oleks üldse nii suur. Jaa, tahan. Jaa, aga kõigepealt tegeleme majaga. See nõustaja helistas mulle. Ütles, et laenu esialgne heakskiit on antud. Helistas sulle? Sina pead ainult selle passansi midagi esitama. See bilansi. Mis iganes. Vaata, sellega on natukene keeruline, sest ma rääkisin sulle, et see lisatasu maksti mulle sulas. Marek, sul on pere. Isegi 2 kui täpne olla. Sul on vaja töökohta, mille eest makstakse normaalselt ju. No jah, aga tänapäeval lihtsalt on niimoodi, et kõik järjest muudkui pakuvad teenuseid ja neid palgatöölisi jääb järjest vähemaks. Lihtsalt ära otsi vabandusi. Tekita see tõend või asi või ma lähen muidu ise sinna objektile lärmi lööma päriselt ka. Kas sa ei taha seda kodulaenu või? Räägime sellest kunagi hiljem. Ma Vikile järgi minema. Kuhu? Tantsutundi. Kuule, Marek, homseks olgu see paber olemas, päriselt. Ma tean, et sul on hea süda. Selles oled minult pärinud. Ma saan aru, et sul on nõrkus laste vastu, eriti selliste pooleldi orbude vastu. Ema, palun. Ja ta elas läbi raske tragöödia, kaotas oma abikaasa, üldse elu mõtte. Kas sa mõtled ka, mida sa räägid? Ja sina siis mõtled, arvad, et ta on nüüd kogu aeg oodanud sind, et sina ta päästaksid. Ainult, et sa oled kiilatud. Ma saan aru, et sind ei huvita, mis mina sellest arvan, aga sind võiks huvitada see, mida teised inimesed sellest arvavad. Toomas on minu sõber ja mul on sügavalt ükskõik, mida teised inimesed millestki arvavad. Sa oled õpetaja. Nad usaldavad su kätte oma lapsed. Ja mina hoolitsen nende laste eest väga vastutustundlikult. Sellest ei piisa. Sa pead vastutustundlikult käituma ka väljaspool tööd oma eraelus. Sõber, mis ajast peale sõbrustavad täiskasvanud suhtes naised teiste meestega? See on ju teada, mismoodi see kõik lõpeb. Hästi. Sa ütlesid, mida sa tahtsid öelda. Kas sa lased mul palun nüüd lõpuni koristada või? Üks asi veel. Kui sa ei lõpeta, siis ma räägin Jarekiga. Tead, mis ema, palun mine ära. Tõesti, ma tahan üksi olla. Ja kui sa siin üksi oled, ma loodan, et sa vähemalt mõtled selle üle järele. Ütle mulle, et ma pean tasa olema. Ma tulin siia skandaali tegema. Kuule, aita mind palun. Ma ei tea, kuhu neid panna, mida ma teen. Neid ei mahu siin ära lihtsalt. Mis jama sa sellele Aleksile ajasid? Mingit jama ei ajanud, ära nüüd hulluks mine. Mida
mis sa teed? Ma kirjutan Marekile, meil on vaja seda pesukuivatusmasina. Kas sa üldse panid tähele, mida ma sulle ütlesin? Ma panin tähele, et sa oled Aleksis armunud. Miks sa pead sellist jama levitama? Sest see ei ole jama, see on tõsi. Naljakas, kus sa võtad seda? Kuule, mine vaata peeglisse. Sa oled tast totaalselt armunud. Ära tegele minu asjadega, eriti mis puudutab Aleksit. Ma ei oleks sellist jama ausalt öeldes sinust oodanud. Mis jama? Ma lihtsalt lükkasin asjad käima, siis ei suuda ju mitte midagi ette võtta. Kui sa tahad midagi käima lükata, siis alusta sellest korterist siin. Seda bardakki on õudne vaadata. ja siis ma mõtlesin, et mul õnnestub kuidagi välja keerutada ennast sellest olukorrast. Aga no sa ju tead küll Raivot. Raivo ei ole mees, keda annaks maha salata kuidagi. No, ja issand, mis juttu ta rääkis. Palun, aga ära sina sellepärast ennast süüdi tunne. No ikka tunnen, sest mõnes mõttes ma ju nagu petan neid mõlemaid. Ei, sa ei tohi sellele mõelda. Praegu on kõige tähtsam see, mida sa ise tahad. Aga... Tead, anna ma koorin ka, mul nüüd juhe täiesti koos. Sa oled jah kuidagi nagu ärevil. No, muidugi olen. No kujutad ette, mul ei ole 100 aastat ühtegi meest olnud. Minu jaoks on nii veider. Mul on jälle see, et ma olen nii kaua olnud Raivoga, et iga muu variant tundub absurdne. No siis ära unista enam, mine lihtsalt koju tema juurde tagasi. Ma kardan lihtsalt endale tunnistada, et mulle üldse võib keegi teine meeldida. No ja aga mõtle, mida mina siis ütlema peaks. Mul on selline tunne, nagu mul oleks mingi laksu all. Mis ta tegi sinuga siis? Ei tea, no kui sa oleks tund aega varem küsinud, ma oleks öelnud, et ta pani mulle tee sisse midagi. Ja see kõik on lihtsalt massaažist. No jah, ta masseeris mind, deblokeeris kõik mu tšakrad ja jalutas minema. No äkki te ikkagi kohtute veel kunagi? Mina ei tea, isegi kui kohtume, siis ei ole ikka mingi garantii, et see kuhugi kaugemale läheb. No ilmselt ma ei olnud siis tema jaoks ligitõmbav. Kas ma ei ole seksikas enam? Oled. Ilmselt tema tõmbab sind ka selle pärast lihtsalt, et ta mängib sellist kättesaamatut. Juu, no vaata, no. Mida? Kole on ju. Ei no kuule. Ta arvab, mul on kole. No vaata, ma olen siit, olen mina ka kole. Tere! Tere! Minu juures käib vehklemas üks poiss, kes väidab, et see on tema isa restoran. Te olete see kuulus treener, kellest mu boss väga vaimustuses on. Seda ma ei tea, aga treener ma olen, jah. Mis ma saan teile pakkuda? Ma ei tea, mis kõige parem on. No sõltub, mis sulle meeldib. Kuidas Fredil läheb? Fredil? Noh, kui ta vaeva näeb, siis ta võib päris kaugele jõuda. Raivo ütles, et tal on loomulik annet. Selle koha pealt tal on õigus. Lõpuks saab Fredi endale uhke ka olla. Kas ta on muidu siis kuidagi õnnetu või? No, kodus on probleemid vanematel, ma mõtlen. Nii? Ja, ema kolis kodust ära. Isa ja Raivo elab siis jah Frediga ja vendadega ja... Aga poisid ema näevad ikka. Tead, minu arust see ema ei tea ise ka, mida ta tahab, sest et ta käib seal kogu aeg. Kas ta elab seal siis või ei ela? Ta nagu elab ja siis ta ei ela ja siis ta käib seal päeval ja pärastlõunal. Aga tegelikult on ta välja kolinud või noh, ta ise väidab niimoodi. Aga minu arust ta käib seal vahepeal ööseks ka. Kus sa tead? No, bossile meeldib uhkustada, kui tal hästi läheb. Aga ma arvan, et neil on pigem paus. Jah, ei kõla nagu lahutuse moodi, vähemalt avaldusi ei ole veel sisse antud. Aga mida ma saan sulle pakkuda? Mitte midagi. Tõin sulle su särgid. Triikisin kõik ilusti ära. No, see on nii palju vaeva nägid, ega pulma ei lähe. Mulle meeldib asju korralikult teha. Kellel on asjad korras, sellel on elu korras. No jaa, oleks see ja nii lihtne. Ma näen, et sa muretsed ka Linda pärast. No jah, ega ma ise ka täiuslik ei ole.
sa oled tema vastu liiga hea. Siis ta arvabki, et ta võib teha kõike, mis pähe tuleb. Linda on täiskasvanud inimene, ta võib ise otsustada. No kui ta nii täiskasvanud inimene on, siis ta peaks teadma, et ühel suhtes naisterahval ei kõlba käia teiste meeste juures kodus. Anna andeks, ma rääkisin vist liiga palju. Ei. Ära muretse, ma tean küll sellest. See on valus ja, aga mis teha? Sa siis tunned seda meest? See on see uus loomaarst, igavene kurramusel libe sell. Linda on peast hulluks läinud. Levitasin minu kohta kuulujutte, et ma mürgitavat loomi. Ilmselt sellepärast, et Lindale muljet avaldada. Uskumatu. Seda sa ei ole küll ära teeninud. Minu enda tütar võib niisugune olla. Linna teab, kui tähtis ta minu jaoks on. Ma arvan, ükskõik, mis juhtub. Lõpuks ta tuleb mõistusele. Ära muretsi. Me ajame selle asja korda. Jah, elus on hullemaidki asju kui üks pahatahtlik loomaarst. Mul on nii hea meel, et sa Lindal olemas oled. Tere! Emme, mida sa teed? Üritan kuidagi oma vormi taastada. Miks niimoodi? Tule parem minuga batuudile. See on hea mõte ja batuut on palju parem mõte. Vaheta riided ära, siis tulengi. Tšau. Tee edasi, mis iganes sa siin tegid. Jätkan sulle tantsukursuse arve. Sa pidid selle ise ära maksma ju. Jah, aga mul ei ole hetkel sentigi. Kristiina, sul on... Kuidas sul alati kõik nii korras on? Ma viskasin oma mehe välja pärast seda, kui ta omale armukese leidis. Pärast seda ei olegi pidanud enam koristama eriti. See on teistsugune välja, nagu kunagi. Mismoodi kunagi? Ma pean koju jooksma. Oot, sul jäi jutt pooleli. Mis ma jutustasin siis? Et ma näen välja nagu kunagi. Jah. Marek, kas mul on seksikas või? Kristiina, ma olen suhtes. Millal see sind enne takistanud on? Fredi, kutsus asju alla. Ütle, et isa tuli talle järele. Ja kuidas teil siin siis läheb? Järjest paremini. Vehkleme järjest paremini. Kus saraks? Ma mõtlesin, et Fredi tegeleb sellega rohkem. No jah, tegeleb. Aga lihtsalt meil on nüüd nii hea treener, et mulle tundub, et Fredis saab ka lõpuks asja. Ahah, siis on tore. Singipitsa. Ja siis? Keegi ütles, et sink pidi sisaldama kantserogeenseid aineid, pidi olema hullem veel kui sigaretid. Jah, ütlesin küll, aga see oli enne, kui mul ei olnud veel ükskõik, et mis mul otsa peale teeb. Oi, doktori härral on enesehaletsus peal. Linda, mu Linda. Ta ei räägi minuga. Kuule, sa pingutasid ikka ise üle ka selle süüdistamisega. Ja see on nii värske asi ka. Aga võtta veel üks ampsakas. Parem sure juba söögi, kui südamepiina tegelikult. Ma pean ta käest vabandust paluma. Kuule, mitu korda sa oled vabandust palunud ja kas sellest on mingit abi olnud? Tal on sinust suht suva ju. Aga see on kohutav stress. Sassu käib tema rühmas, ma näen teda iga päev. Unusta ära. Samamoodi nagu solvus saab üle ka. See ei ole sinu probleem. Ei, ma pean midagi ette võtta. Jah, aga võt niimoodi, et ise kaltsuks ei muutu. Võta oma käsi sealt ära, ma lõikan sul sõrme otsast. Mis siis? No siis sul ei ole enam sõrme. Mis siis? Mul on neid niigi nii palju. Ossoo. Aga hea küll siis. Anna käsi siia, anna käsi siia. Ma lähen. Isi tahab sõrmed otsast lõigata. Pane käed taskusse. Sa tõid mulle? Need on need dokumendid, mida sa tahtsid hommikul enne kliendiga kohtumist.
Ja on kõik kindlasti seal olemas, jah? Jah, ma kontrollisin 2 korda. Super. Olgu, tšauko Rasmus. Ei, kuule, oota, Emma, oota korra. Meil on siin makaronid hakklihaga. Tule aita süüa. Hoppi käed jäid kinni. No näed, lapsekesel ei ole käsi, keegi peab toitma teda. Täna mitte. Istuge palun laua äärde, Preili Hiiemäe. Ma tõesti ei saa täna, Kuhu sul nii kiire on? Tee lapsele head meelt. Mul ei ole kõht tühi, millest sa aru ei saa. Mis see nüüd siis oli? Ta läks ära. No ma näen jah, aga miks? Äkki ta kardab sulle öelda, et sa ei oska süüa teha. Kuule, kas tasa, mida sa teed, sa äratad ta ülesse? Mis see on? Noh, nagu väga seksikal. Kao ära, mul ei ole tuju. Ära ole nüüd selline, kohe plahvata. Kuule, mis asja, mul variseb siin kõik kokku, sa mõtled ainult ühele asjale. Siin kõik kaela, siin ei ole võimalik elada. Ära liialda, sa natukene koristad ja ongi palju parem juba. Ei, Marek, ma ei räägi sellest. Igaüks, kes uksest sisse tuleb, äratab ta üles. Mul ei ole teda mitte kuhugi panna. See on nii ilus. Sa ei saa aru või? Mida sa teed? See ei ole söödav. Ei no, sa ei peagi nii inimestega siin kohtuma. Kohtud nendega siis, kui sa Marekiga väljas käid. Sa ei pea siia kedagi. Ma ei räägi sellest, issand jumal, ma ei taha siin enam mitte midagi teha, Marek. Ma reaalselt arvan, mul on depressioon, see koht on nagu uppuv laev. Jaa, aga palun kallistame, see läheb palju parem. Ei. Kui sa mulle seda kuradi passiantsi või asja ära ei too, siis isegi ära vaata mind sellise pilguga. Ole selline. Mis mõttes selline? Ma olen selline, siis sellised on tingimused, need on võrdsed, Marek. Mina tahan kodulaenu ja kui mina saan, mida mina tahan, siis saad sina, mida sina tahad. Sinu kord on temaga tegeleda. Sinu kord. Ta on su poeg. Mida sa teed? Keskendu. Marek! Täiesti võimatu. Rasmus, kuule, söö nüüd korralikult. Muidu ma söön selle ise ära ja sind viib tuul väljas minema. Ma ei saa, mu sõrmed kardavad sind. Kas sa tahad tühja kõhuga lasteaeda minna? Ema peab tulema mind toitma. Rasmus, kuule. Ma küsin sult midagi, aga sa pead lubama, et see jääb meie vahele. Mis sa arvad? Kas ma meeldin emmale? Jaa, ma tahan, et te läksite koos. Miks? Sest ta oskab sõrmedega vilistada, ta on üldse äge. Ei, ma mõtlen, et miks sa arvad, et ma meeldin talle? Seda on ju näha. Ja kui sa ei usu, küsi talt ise. Ja ma küsisin, ta ütles, et ma ei meeldi. Ta valetab, küsi veel. Sellisel juhul on meil probleem. Sest ta on mu sõber. Ja sõbrad ei saa olla kallimad. Miks? Miks? Sest kui sa teed sõbrast endale kallima, siis sa varsti avastad, et sul ei ole ei sõpra ega kallimat. No siis jääd aga pigem vist sõbraks. Jah. Ema, kas sa hakkad ükskord koputama? Noh, vähemalt on sul nüüd põhjust midagi vähem litsakat selga panna. Mis otsas see litsakas on? Oi, kui kahju, et sa seda ise ei näe. Nii, mida sa tahtsid? Ma pean juba poole tee peal olema. Anna mulle see korstnapüükja number. Ma pean talle helistama. Ma peaksid aknad ikka ära pesema. Kaua sa seda ikka edasi lükkad? Ema, mul on selline tunne, et sa käitud minuga, nagu ma oleksin ikka veel teismeline. Riietud küll sedamoodi. Mis seelik see sul selline? Täiesti tavaline seelik. Saatsin sõnumiga sulle. Olen nüüd pikemat ei ole. Ema. Tukene, no. Mul on olnud see mitu aastat, sa ei ole kunagi midagi öelnud. Kas sa lähed selle veterinaari juurest läbi ja vaatad, et neil on kõik hästi?
ma ei tea, mida sa tahad, et ma selle peale ütleksin. Seda, et sa ei lähe sinna enam mitte kunagi. Ma ei räägi temaga. Ma ei suhtle temaga. Oled rahul? Jaarek ei ole seda ära teeninud. Ema, palun ära kasvata mind. Ma olen täiskasvanud inimene. Käitud küll kuidagi teistmoodi. Kurat, see puhastaks ja hooldaks oma asju, siis võib-olla ei läheks kõik nii kiiresti rikki. Mina puhastan ja hooldan. Siret puhastab ja hooldab. Mida? Midagi. Kuule, asjad lähevad rikki, kui neid pidevalt kasutatakse. Ja, muidugi. Aga kuule, mis sul lärtsud? Mis sul viga on täna? Ei. Mis sa arvad? Kas see, kui mina ja Kristiina... Sina ja Kristiina, mida? Kui meil on endiselt nagu külgetõmme nagu... Oota, mis sa nüüd tahad öelda? Sina ja Kristiina tegite nagu midagi? Ei. Lihtsalt eile nägin teda. Mul hakkas katus nii sõitma. Tead, milline püst on. Kuule, Marek poiss, sa oled oma valiku teinud. Ole õnnelik sellega, kes sul kodus on. Ja tead, see, kes mul kodus on, ütleb, et nii kaua, kui ma seda kodulaenu välja ei aja, olen ma kuival. Tassoo, ja siis muutus Kristiina kohe ilusaks ja oi jumal, Marek, ma ei tea mitte kedagi, kes suudaks sellise pideva järjekindlusega ennast sellistesse jamadesse ajada. No, sul on ja ihaha ja aha, aga mul on ilge jama. Mul on firma bilansis puudu üks rida, mida ei saagi seal olla. No, kui raske see üks rida sinna kirja panna on siis? Et nagu võltsiks või? Ei, mina tegin nalja, on ju. Ei, miks mitte? Muidugi saaksid rahu vähemasti. Kuule, see on tegelikult täitsa mõte. Ei, kuule, ei, Marek, ma tegin ka nalja ju. Ei, ega ma sellega panka ei läheks, aga... Siis oleks vähemalt Petra mõnda aega jälle mul kaisus. Marika, oi, sa näed kena välja. Said kõik kodus joonde. Raivo on nii tore mees. Ta on sinu pärast võimeline ükskõik mida tegema. Kas või mõne maa lööma. Seda ma kardangi. No nali naljaks. Aga ega teda vist nii kergesti asendada ei saa, eks ole? Aga mis siis, kui just saab? Ja ma ei suuda lihtsalt valida. Marika, tõsiselt räägid või? Jah. Mul on võimalus alustada uuesti inimesega, kelle järelt ma ei pea automaatselt sokke koristama. Sul ongi keegi. Fredi treener. Ma olen tast täiesti vaimustatud. Ja ma proovin teda igatepidi vältida, sellepärast, et ma kardan, et muidu läheks käest ära. Aga Raivo? Aga Raivo on mulle samamoodi väga oluline. Kas sul on selle uue inimesega juba midagi alustatud või? Ei, aga ma olen selle peale väga palju mõelnud. Ja nüüd ma olen nii segaduses, sellepärast, et mulle tundub, et ma armastan ikka veel Raivot. Ja ma ei... Mina mõtlesin, et sa hakkad varsti koju tagasi minema. Ma ei taha olla mitte kummagagi. Ja samas ma tahan olla nende mõlemaga. Kas see ei ole ju normaalne? Marika, aga järsku sa lihtsalt mõtled üle? Jah, võib-olla sul on õigus, võib-olla ma mõtlen üle. Tead, ja ma lähengi sinna trenni ja ütlen Jürile, et ma olen täiesti segaduses ja ma ei tea, mida endaga peale hakata. Just. Aitäh, Georg. Sinust oli väga palju abi. Ma arvan, me oleme valmis ka juba. Mis kelle see kohus oli? 9. 9. Kas ma ütlesin sulle juba, et mõlemad need, kes lahutavad, need olid mul õigusbüroos töökaaslased? Ütlesid, jah. Kolleegid ja mis sealt ikka oodata siis, kui oled kolleeg? No, nad käisid üksteisele närvidele nii kodus kui ka tööl. No ja mis siis? Ja, ei, see ongi. Kui inimesed käivad üksteisele närvidele, siis see on kõige sagedasem lahutuse põhjus. Sa raks, ma ei teadnudki selle, ma kirjutan küll üles. Mõni ime, et sa oled parim.
Emma, no vaata, kui sa töötad inimesega koos ja siis veel elad temaga koos, siis sul ei ole võimalik seda vajalikku distantsi hoida. No aina paremaks läheb, selle ma kirjutan ka üles. No mis, sa ei arva nii? ma usun, et sul on selles asjas mõningane empiiriline kogemus, nii et ma võtan seda kui dogmat. Aitäh. Vaata, Emma, ma lihtsalt soovin, et sa oleksid, mõistlik, et muidu me peame mõlemad selle eest maksma hakkama. Mida sa sellega öelda tahad? Ei midagi, unusta ära. Okei. Ma printisin välja ümberkaudsete restoranide lõunapakkumised ja tõmbasin ringi ümber neile, mis võiks sulle meeldida. No super, sa oled 100 prossu täppi pannud. Kuidas see võimalik on? Ma ju töötan sinuga koos. Ma tean, mis sulle meeldib. Kuule, äkki oleks parem, kui sa ei tegeleks enam sellega, mis mina söön ja leiaksid endale mõne hobi. Kena. Ma siis katsun ainult oma palka välja teenida. Jah. Kas me võime jalgpalli minna mängima? Muidugi võite minna, aga kui ma kutsun, siis tulge tagasi, on ju? Tere. Tere. Otsid kedagi või? Sind. Ma olen tööl. On midagi kiiret või? Mulle üldse ei meeldi see tüli, mis meie vahel on. Mina seda ei põhjustanud. Ja ma tean, ma eksisin, aga ma ei saa sinna midagi teha. Võib-olla ei olnud siis väga hea mõte tulla ja seda mulle meelde tuletada jälle. Ma tahaksin veel kord vabandust paluda. Sa süüdistasid Jarekit täiesti ilma põhjuseta. See ei olnud päris ilma põhjuseta. Mul oli alust uskuda, et see oli tema, aga ma eksisin. Ja küll. Loodan, et sa saad aru, et me ei saa enam sõbrad olla. Aga ma palusin vabandust. Mis me siis teeme näo, et seda ei juhtunudki või? Ma saan aru, et see võib-olla ei ole kohe võimalik. Võib-olla see ei ole kunagi võimalik. Oota, Linda. Lihtsalt suhtleme vähemalt mõnda aega ainult nii palju, kui see asju jaoks vaja on. Ma väga austan sind. Mul on tõesti kahju. Aga sa Jarekit austad? Mõtle, liigu, torka. Aga vaata, mina ei saa teie sellest... Oota. Mida sa treeneri käest tahad? Ühte asja arutada. Mis asja? Et mis varustust sul on vaja ja nii? Näe, isa on ka seal. Mis asja sa siin teed? Mina pidin Fredi tooma täna. Abikaasa leidis oma poja jaoks aega, sinu jaoks on see probleem. Kuule, sa võiksid selle abikaasa nüüd ära lõpetada. Miks? Sest see on ebaadekvaatne, me ei ela koos. Abikaasa olema ju ikka. Jah, paberil. Ja küll, sa läksid natukese kodust ära, tahtsid veidi mässata, on ju? Sa võiksid mitte proovida jätta muljet, nagu me oleme mingi musterpaar. Me oleme musterpaar ja sina oled ikka minu väike armas abikaasa, kes tahtis natukene perutada. Aga sa võiks natukene tänulikkust üles näidata, et ma sulle kõik seda võimaldan. Kuule, lõpeta ära. Jüri, millest me rääkisime? Ma ei tea, teiega koos olles mul läheb enda nimi ka meelest ära. Mul on väga hea meel, et sa minuga uuesti ühendust võtsid. Teeme siis sel korral minu moodi. Saad minust rohkem teada ja ma armastan rohelist teed. Kohvi on ka, aga hommikuti. Ühe tassi. Ja siis klassikaline muusika meeldib mulle. Džäss meeldib ka. Või noh, tead, tegelikult vastavalt meeleolule. Kas sa tahad mingit filmi vaadata või? Ei. Tahad siis hoopis midagi muud teha? Ma ei saa aru, mis on? Sa käitud nagu ma oleks ebameeldiv ja pealetükkiv. Ei, kõik on hästi. Ma joon oma tee ära ja siis ma lähen. Lähed? Kuhu? Sa ju just tulid. Ma tuleksin tagasi siis, kui sul on parem tuju.
ja mis me teeme siis? Räägime ilmast ja siis sa lähed jälle ära või? miks mitte? Tead, ma ei ole kindel, et ma viitsin, eks? sa oled väga temperamentne, lahendad asju emotsionaalselt. Nii, et see on minu temperament, mis sind häirib. ei, ma pean sellega lihtsalt harjuma. Ja kaua sa prognoosid, sul sellega aega läheb? No, ütle mulle siis, kas sa tahad mind või ei taha? tahan. Miks sa siis ära põgened? muidugi, meile sobib teie võltsitud kasumi aruanne. Loomulikult me anname teile kohe, me anname 1 000 000 eurot, anname teile laenu. Enne kui teie naine koju tuleb ja teile söögilauaga vastu pead. Täiesti kohutav päev. Tasa. Kas need ongi need või? Jess, lõpuks ometi. Aitäh, Marek. Ma reaalselt arvasin, et ma lähen kohe lolliks, et ma panen siin kõik põlema, põgenen, ei tule enam mitte kunagi tagasi. Oi, siis on asi päris hull ikka. Päästsid meid viimasel hetkel. Jaa, nii. Aga nüüd siis tasu. Jaa. Pane tassud jalga. Lähme. Kuhu? Panka. Nad on veel pool tundi avatud. Saame selle täna ära esitada. Just. Aitäh. Väga hea, tublid. Nüüd on vaba vehklemine. On sul hetk? On. Ma tahtsin vabandada selle stseeni pärast. Ma olen juba harjunud. Sa ei oleks pidanud seda nägema. Mida? Seda, et sinu abikaasa üritab endiselt sinuga arvestada või? See on keeruline. Me ei ole koos. Aga me ei ole ka lahus. Ma olen kohutavas segaduses. Sellest ma sain aru. Aga ma mõtlesin selle peale, mis sa ütlesid, et sa tunned ennast ära kasutatuna. Kuule, unusta ära see, ma olin ise ka närvis. Tead, ma rohkem tunnen ennast kasutuna. Ma isegi ei tea, kumb neist kahest on endist hullem on. Ma lihtsalt tahan öelda, et see ei ole nii. Sa ei ole olnud mu jaoks lihtsalt mingi meelelahutus. Seda on hea kuulda. Ma mõtlen su peale tegelikult kogu aeg. Aga sa oled abiline naine. Võib-olla lähed juba homme koju tagasi. Kõige rohkem ma tunnen puudust lastest. Nende pärast ma läheks kohe tagasi. No näed. Aga ma olen väga suures segaduses. Marika, selle asja pead ise selgeks mõtlema. Mina sind siin aidata ei saa. Ma tean, ma lihtsalt tahan, et sa ei oleks mu peale pahane. Teebes. Teeme nii. Kui sa tunned, et kodust ära kolimine oli õige tegu ja tahad edasi liikuda, võt siis helistab mulle. Kristiina, mõningaid vastuseid peab ootama. Hästi, aga tead, siis ma küsin niimoodi, et seal tutvumisportaalis on väga palju erinevaid naisi. Miks sa üleüldse siin oled, kui mina sinu jaoks õige ei ole? Sa meeldid mulle nii, nagu ükski naine pole juba tükk aega meeldinud. No, aga kas füüsiliselt ka või ainult astraalselt või ma ei tea, kuidas te valgusolendid nimetate neid asju? Füüsiliselt ikka, jaa. Aga miks mul on siis tunne, et sa tahaks praegu parema meelega kuskil Marsil olla, mitte siin minu juures? Kas sulle meeldivad üldse naised? Muidugi meeldivad, aga mul on sellest praegu vähe kasu. No palun selgita siis mulle kuidagi arusaadavalt seda asja. Ma arvan, et sa ei saa must aru. Ma ei saagi, ma ei saa mitte millestki aru. Palun seleta. Ma elan sölipaadis. Miks? Kuu kahaneb. Ja sellepärast on praegu hea olla ainult vaimses kontaktis. Kas võid seda korra veel öelda mulle? Ma ei saa, sest kuu kahaneb.
olgu. Siis küll, jah. Ma mõtlesin, kuidas sulle seda öelda. Oota! Ära ütle midagi. Miks? Siis on see öeldud ja seda ei saa enam tagasi võtta. Sa oled õudselt imelik. Ma ei tea enam, kuidas olla. No, palun vabandust. Ma kõrini sellest, kuidas sa kogu aeg mind jälgid ja uurid. Ei, seda sa kujutad küll ette. Sina ära kujuta endale ette, et sa oled vastupandamatu ja jumala loomingu absoluutne musternäidis. No aga ma olen ju. Et see oleks täiesti selge. Minu jaoks oled sa lihtsalt üks järjekordne mees, kes kulutab liiga palju raha kingade peale. Miks sa nii vihane oled? Sest sina ajasid, sest sa kardad nii hirmsasti, et ma võin äkki sinusse armunud olla, sest see loomulikult mõjutaks minu tööviljakust ja minu pühendumist sellele fantastilisele maailma parimale tööle. Kusjuures jah, tõsi jutt, kardangi. Ma kardan, et ma jään ilma oma väga-väga heast abilisest, ilma kelleta ma ei suuda seda bürood siin juhtida. Muidugi. Ma teadsin, et minu vaimne heaolu on alles 6. järguline. Okei. No lihtsalt Petra pani mulle selle mõtte pähe, no, et sul ei ole meest ja meie oleme siin kogu aeg ninapidi koos ja... Kust sa võtad, et mul meest ei ole? Ega siis mina ei pea temaga kogu aeg kiitlema, nagu sina oma tibinetega. Sest erinevalt sinust olen mina temaga väga rahul. Sul on mees? Jah. On jah? Okei. Nii, saite tehtud? Jaa. Nüüd me peame ainult kuskil alla kirjutama ja saame ehitama hakata. Jaa, aitäh. Tore. See ei olnud lihtne, aga ajasin selle teile välja. Nii kontrollime siis üle, kas kõik on olemas. No aga bilanss ja kasumi aruannet ma ikkagi siin ei näe. Mis asja? Ei, see just oli siin. Äkki teeme nii, et lähete rahulikult koju, vaatate, kas kõik on olemas ja siis tulete tagasi. Ei, meil on kõik olemas. Marek, kus kohas see paber on? Paber. Panin selle ju tasku, et teiste asjade vahelt välja ei kukuks. Unustasin täitsa ära. Yes. Võta, siin see on. Aha, nii, suur tänu. Siis on mul teile paar asja veel allkirjastamiseks ja on vaja kontrollida üle teie sissetuleku suurus. Teie ettevõtte peamine tellija oli Indults Ehitusaksia Selts, et ma paluksin nende kontakti. Vabandust, siin on isiklikud ruumid juba, et kliinik on siin pool. Kena tütarlaps. Me oleme temaga juba rääkinud ja teie olete siis see loomaarst. Ja mina olen loomaarst ja teie olete? Mind paneb imestama, et teil siin kõik nii korras on. Kõik asjad on omal kohal. Vabandust, kas te olete PTA-st või ma ei näe, et teil oleks patsienti kaasas? Ei ole, aga ma arvan, et ei teeks paha, kui keegi siin teie praktikat üle vaataks. Ja, kuulge, ma palun lahkuda teil, kui teil mitte midagi vaja ei ole. Minul ei ole mitte midagi vaja, ainult rahu. Jah, äkki ma saadan ukseni teid, palun. Rahu minu perele, minu tütrele ja tema tulevasele abikaasale. Alatiseks. Saate aru? Et äkki te ütleksite, kes te olete? Te teate Lindat? Jah. Ja Jaarekit. Väidetavat mürgitajat. Ja, teda ka, jah. Ma olen Linda ema. Ja ma palun, et te lõpetate tema ja Jaareki elule vahele segamise. Kas teil on veel midagi vaja? Jaa. Mida? Sina rõõmustad mind 3-4 lapsega. Ema. Ma ei saa aru, kuidas ma nii naiivne olen. Algusest peale oli selge, mis mees see on. Vaat kurat, ei kannata kohe selliseid inimesi. Ükskõik, mis ta teeb, kõik tuleb tal välja. Emma. Oliver. Ei sina oled siit veel puudu muidugi. Ma ei taha, et ma ei saaks enam sinu pärast öösiti magada. Kas te abiellute? Miks mitte? Ja, kohe tulen. Mida see tähendab? Miks te nii tegite? Tahtsin.